suur osa juhte vaevlevad pimeda juhi sündroomi all. Mis tähendab siis seda, et nad ei näe enda panust või enda osa selles, et tema töötajad on kõik reaktiivsed, mitte proaktiivsed. Ehk siis teisiti öelduna, nad on kinni jäänud mingitesse vanadesse mudelitesse, vanamatesse sellistesse juhtimise põlvkondadesse, kus on tugev hierarhia, kus lähtutakse sellest, et organisatsioon on nagu masin. Masin koosneb juppidest ja töötajad on üks jupp või jupid. Ja nüüd ma tegelikult pean neid õlitama vahepeal juppe, andma neile palka ja pean siis juppidele täpselt nagu töökorraldused kätte andma, siis jupid saavad tööd teha. Aga jama on selles, et inimesed on tegelikult midagi enamat kui jupid ja nii kaua kui nad tunnevad, et juht ainult käskude ja keeldude ja kontrollimise kaudu juhib, siis hakkab nende sisemine motivatsioon langema ja nad tunnevad üha enam, et tegelikult selle motivatsiooni languse taga ei ole mitte see, et neil ei oleks huvi selle asja vastu, aga nad näevad, et see on tegelikult juhi poolne käitumine, mis nende motivatsiooni hakkab röövima. Ja kahjuks on selliseid juhte väga-väga palju, kes tellivad, ma ei tea, motivatsioonikoolitusi, kes tellivad meeskonnakoolitusi, arvavad, et probleem on töötajates, töötajad on laisad, töötajad on lollid, töötajad ei taha pingutada ja siis tuleb üks mingisugune koolitaja, kes teeb neile ühe päevaga selgeks, et oi kui tore on ikka juhti aidata ja ikka vaadake, siin on nagu ühine eesmärk ja need juhid lihtsalt ei saa aru, et tegelikult see on nende enda tegemata töö. Kui sa vaatad eelmist videopodcasti, kus ma vastasin ühele lugeja kirjale, siis seal me rääkisime täpselt sellest, kuidas moodi tegelikult juht peab oma töötajatele lähemale jõudma, tekitama selle personaalse kontakti, hakkama neile selgelt ütlema, kommunikeerima, väljendama, mida nendelt oodatakse ja kuidas moodi nad saaksid tegelikult juhi ootustele vastata. Ja siis, kui juht loob sellise avatud keskkonna, loob ta ka tegelikult turvatunde töötajates ja töötajad julgevad mulle tagasisidet anda, mis on minu kui juhi panus sellesse probleemi. Niisiis, kuni juht on pimeda juhi sündroomi all vaevlev, nii kaua tegelikult ta ei saa mitte kunagi teada, mis on selle põhjuse, et töötajad ei ole proaktiivsed ja ta ei saa ka tegelikult teada võimalusi, et töötajaid reaktiivsusest proaktiivsusesse tuua.